Boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad. Tere, Peeter Laurits. Tere. Peeter, mul on sääskede kohta selline teooria enda peal, testitud teooria, et suve alguses ma olen väga tundlik sääsemürgile ja suve lõpuks ma harjun sellega ära, sest kui suve alguses nad mind söövad, siis hästi sügeleb ja on punnid püsti. Suve lõpus väga ei olegi enam ja suve lõpuks tunduvad ka sääsed palju tugevamad. Et nad on nagu need ellujääjad, et isegi kui sa väikse laksu paned, siis ega ta ei tee väljagi ja lendab edasi. Mis suhe sul sääskedega on? No see on sul väga õige teooria, lihtsalt enamus inimesi suve jooksul, tegelikult selleks ei kulu üldse tervet suve, selle oleneb jällegi inimesest. Mul näiteks piisab tavaliselt 1. maikuu nädalast, kui nad välja tulevad, et tekiks immuunsus selle mürgi vastu. Samas, Eestis elab väga palju liikesääski ja nad tulevad nagu, ütleme see, nende aktiivsuse aeg on erinev niimoodi, et nagu suve jooksul ka need toksiinid mõnevõrra vahetuvad ja siis tuleb jälle omal nagu seda immuunsust värskendada, aga üldiselt niimoodi see on, et suve keskpaigaks enamus inimesi juba enam sääskedest suurt välja ei tee. Aga muist inimesi piinleb kuni sügiseni välja, sellepärast, et neil on lihtsalt allergiline reaktsioon nende sääsetoksiinide vastu ja ei aita neil mitte midagi. Käisin just vaatamas dokumentaalfilmi sinust ja seal sa võtsid sääsevanni, istusid metsas ja lasid sääskedel ennast süüa. Miks sa nii tegid? Sest et see on mõnus ja see on huvitav. See on nagu üks võimalik viis nagu tõesti kehaliselt sukelduda metsa. Saada osaks sellest aineringlusest, sellepärast, et iga tilk, mis sääsk sinust sööb, eks ju, see läheb ju erinevate ringluste kaudu jälle sinna metsa tagasi. Ja see on selline viis ennast metsale tagasi anda, sest me metsast saame nagu kohutavalt palju. Inspiratsiooni, vaimustust, rahu, vaikust, meeleselgust. Ja see on ju tore midagi nagu vastu anda. See oli tõesti üks stseen, mida ma tundsin oma kehal, kui ma nägin neid, pea kohta ma ei oska öelda, aga kui nad olid seal just see, et jala peal. Seal on kõige valusam. Jah, kuidagi see koht on väga, see neile nagu meeldib ka ja see jääbki kuidagi, isegi kui sul pikad püksid on jalas, siis see jääb kuidagi haavatavaks alati. Aga räägi, kui pikk protsess oli selle filmi tegemine? Mis aja jooksul te filmisite? See oli pikk, see oli võtteperiood venis lõpuks üle 2 aasta. See muidugi ei tähenda seda, et oleks kogu aeg filmitud neid võttepäevi, kui ma õigesti mäletan. Johan ütles, et neid oli kuskil üle 40. Mis on tegelikult väga, väga hea hulk. Ja see materjal, mida Johan sealt sai, see on muidugi hästi mitmekülgne, mitmekihiline, seda ma kujutan ette, kui raske võis olla seda monteerida, sellepärast, et sa võid küll kokku panna nagu mingisugused ütlused, mis on öeldud nagu eelmisel aastal ütlusega, mis on
sel aastal tehtud, eks. Aga siis on tal nagu ühe nurga alt, tal on ühed prillid ees ja teise nurga alt on teised prillid ees, eks. Ühesõnaga seda materjali oli tohutult ja ma väga imetlen Johani ja monteerija tööd, kes sellest tõesti nauditava ja see vahva filmi suutsid kokku lõigata. Aga mis tunne oli, kui sa esimest korda ise seda filmi nägid? See on ikka selline imelik, ebameeldiv tunne, sellepärast, et inimese enda minapilt, see ei vasta absoluutselt tegelikkusele. Me alati kujutleme endid kuidagi idealiseerituna ja siis kui kõrvalt, isegi kui kuuleme oma häält, siis see juba ajab ihukarvad püsti. Ja kui veel näeme ennast pildina ka, eks ju, siis see on piinlik, see on väga ebameeldiv. Õnneks ma olen ise tegelenud küllalt palju fotograafiaga, see tähendab nagu teisi pildistanud selleks, et nagu seda tagasisidet saada. Ma olen tegutsenud ka modellina, et saada nagu seda tunnet kätte, et ma teaksin, mida inimene, kes mul kaamera ees on, läbi elab. Ja ma olen ka üsna palju teles esinenud, natukene filmis, nii et ma peaks juba tegelikult harjunud olema sellega, kuidas ma välja näen. Aga ega sellega päriselt ikka ära ei harjugi, ma arvan. See niisugune veidrus, enda kõrvalt vaatamise veidrus, see alles. Vaata, see ongi tegelikult natukene nõiduse moodi asi, sellepärast, et me ei saa ilma tehniliste abivahenditeta, me ei saa endid kõrvalt vaadata. Peeglist vaatamine ka on ju, me peeglist näeme ennast ainult ühes rakursis. See tähendab otse. Me ei saa ennast külje pealt või selja tagant peeglist vaadata. Nii et see filmimise seadmed, need ongi mingis mõttes nõiaristad. See on tõesti huvitav. Kui ma ise hakkasin seda podcasti tegema, siis ma ka esimest korda kuulsin oma häält, siis ma tegin kõrvaklappidega, ja alguses on tõesti, läheb aega, et sellega harjuda, sest muidu praegu nagu me kuuleme, ikka sa oled harjunud kuulma mingi Siis see kõrva kaudu. Ja, täpselt on ju. Ja siis sa kuuled järsku läbi klapi seda häält ja tundub võõras. Ja. Ei tunne nagu ära, et kas see on minu hääl või see nagu kerge mingi ebamugavus või ebameeldivus tekib hästi, hästi kergelt. Aga sellega muidugi harjub ära. No, kui mis moodi see nagu protsess välja näeb, et ma mõtlen, et keegi tuleb sinust dokumentaalfilmi tegema ja siis eeldatavasti sa võiks olla oma loomulikus protsessis ja loomulikult teha neid asju, aga ma ei tea, kas mingi hetk sellega harjusid ära, et ütleme, et kui oli võttepäev, et siis teeme midagi, filmime midagi ja siis on seal kaamera kõrval. Sellega oli tegelikult päris lihtne ära harjuda lõpuks, sest et me Johaniga tundsime teineteist ka varem põgusalt. Ta oli mulle sümpaatne olnud algusest peale ja siis kui me seda koostööd alustasime, siis me sõbrunesime väga kiiresti. Ütleme nüüd meie maailmad ei ole üldse nii väga erinevad. Paljudest asjadest mõtleme samamoodi. Peale kauba, kuna mul samal ajal oli käsil, on siiamaani käsil ka üks filmiprojekt. Samal ajal mul ei ole nagu filmiga mingisugust kogemust. Ma olengi viimase 4 aasta jooksul õppinud nii operaatori kui režissööri kui monteerija tööd. Siis mul oli väga hea juhus kasutada nagu juhust, et Johani kõrvalt õppida, nagu mismoodi nagu efektiivselt filmi teha. Ja selle õppimise, selle vaatamise
taustal ongi väga lihtne ära unustada seda, et tegelikult käib filmi tegemine, päris filmi tegemine, et seda filmi tehakse sinust. Ja ühtlasi ma ka nagu püüdsin ära unustada seda, et et mitte hakata manipuleerima, mitte hakata seal etendama iseennast, sellepärast, et ma tean, üks etendamist on igav vaadata. Ja samal ajal muidugi, eriti esimesel aastal oli Johan väga, väga segaduses, sellepärast, et ma pidevalt tembutasin, laulsin, tegin mingisuguseid jaburusi ja ta üritas neid vältida, arvates, et ma teen seda nagu spetsiaalselt filmi jaoks. Aga tegelikult mul ongi kombeks ka täiesti üksi omaette olles ulguda, kiunuda, teha mingisuguseid imelikke hääli, mäegida, teha mingisugust tuttavatest lauludest uusi teistsuguseid laule ja nii edasi. Nii et ega see piir see etendamise ja nagu loomulik olemise vahel, ma ei tea, kas see piir on nii väga selge. Ma kardan, et ei ole. Ei ole tõesti, võib-olla selle piiri saab siis tõmmata muutuste najale, et kui inimene järsku muutub, on ju, aga nagu sa rääkisid, et kui sa niisamagi nii-öelda veiderdad vahepeal, et siis ei ole see niivõrd etendamine, kuivõrd... Ja ma muutungi väga järsku. Nii kui meeleolu, see on nagu tuulepuhang, mingisugune meeleolu vahetub ja see on järsku hoopis teine olemine. Huvitav on jah see, et tihti mainitakse sellist sõna või ütleme mingisugune, ma ei tea, rockstar saab vanaks on ju ja siis öeldakse, et temast on järele jäänud tema enda karikatuur. Ja mulle tundub, et see ongi seotud väga sellega, et mida inimene ise arvab, et temast arvatakse ja siis ta kuidagi proovib on ju sinna kohandada ennast ja siis võib-olla sõita sellise vana rasva peal, et ju minust arvatakse nii ja ju ma siis mängin seda rolli, on ju. Eks see on, ma arvan ka selliste professionaalsete etendajate või esinejate näitlejatel on lihtsam, sellepärast, et nemad mängivad ju kogu aeg erinevaid rolle. Aga tõepoolest, rockstar on hea näide, et rockstar ta on meelelahutaja, kes on nagu elu jooksul nagu harjutanud sisse väga professionaalselt mingisuguse ühe rolli. Aga selge on see, et ütleme 20-aastase inimese roll 70-aastase nahas näeb välja pentsik ja imelik ja see tõepoolest ei taha töötada ja kui ma vaatan näiteks mismoodi näiteks vokaalinstrumentaalensemble Kiss omale kassimaskid pähe maalib, eks, ja 80-stena teismelisi mängib, siis see on tõesti koomiline. Samas on ka terve rida selliseid muusikuid, kes on osanud vananeda ja on nagu erinevas vanuses kogu aeg jäänud endale adekvaatseks. Minu meelest suurepärane näide on David Bowie, kes isegi oma surmas ta jäi rockstariks, tehes ka sellest etenduse, tehes ka sellest oma viimase plaadi ja viimased lood, aga samas täiesti adekvaatse vana sureva mehena. Jah, see, nagu sa ütlesid, see piir on üsna hägune ja võibki olla ju see, et küsimus on siis selles, et seda teab on ju iga inimene isiklikult rohkem, aga et kas see rockstar ongi jäänud sinna 20-ndates kinni oma kogu karakteriga ja ta ongi
nii-öelda poisike mehe nahas on ju, või siis jah, ta ikkagi etendab seda rolli on ju. Aga kehaväliste kogemustega on sul olnud selliseid kogemusi, kus sa tõesti tajud, näed, tunned ennast väljaspoolt? Jah, on küll haiglas ühe korra täiesti intensiivselt, kui see oli selline veremürgituse episood, kus ma lendasin Palati lae all ja ma olin väga üllatunud, ma olin 10-aastane poiss, siis ma arvan, 11. Ja väga üllatunult vaatasin, kuidas järsku õed ja arstid tormavad ligi ja hakkavad mu ümber askeldama ja seda oli veel imelikum vaadata, kui näha ennast näiteks kinoekraanilt või televiisorist, sellepärast, et lisaks muule ma veel ka nagu lendasin kuskil üleval kõrgel ja see oli väga veider. Mul oli ka üks väga meeldejääv kogemus, kus ma magasin, ärkasin üles ja siis keerasin selja taha ja vaatasin, et ma ikka magan seal, aga ma justkui olin üles tõusnud ja see pani mind mõtlema selle peale, et kes siis praegu vaatab, et kes siis vaatab seda mind lamamas on ju, aga see on jah selline... Mind. Jah, kuidagi, et nagu see jutt, mis me rääkisime teadvusest on ju, et kus ta siis on või ei saa ju kinni võtta ja purki panna seda. Seda ei saa üldse nii kergesti kätte ja see on tegelikult minu jaoks hästi lai ja täiesti põhjapanev, ütleme niisugune keskne teema, mis mind on ka loomingus alati huvitanud kõige enam, on see teadvuse küsimus, kus on teadvus, mis on teadvus, kas teadvus on meie sees või meie oleme teadvuse sees. Ja siis peale kauba nüüd teadvus kui niisugune, ma ei tea, kas me saame seda üldse ainsuses kasutada, sest inimkond on küll harjunud arvama, et me oleme ainukesed elukad, kes on teadvusel. Ammugi ei ole see nii. Kõik loomad on teadvusel, sellepärast, et vastasel korral nad ei püsiks elus üle 5 sekundi. Sa lihtsalt elus olemiseks, sa pead olema teadvusel, sa pead nagu märkama, adekvaatselt hindama oma keskkonda, oma ümbrust ja sellele vastavalt reageerima, ühtlasi nagu planeerima oma tegevust ette nagu ajas, nagu transponeerima seda kõike tulevikku. Ütleme see sama sääsk, ta peab olema nagu valmis selleks, et kohe tuleb litakas, tal peab olema alati plaan B, plaan C ja neil on see ja nad nagu tegelevad sellega. Veel kuni hiilise ajani mõeldi, et hea küll loomad loomadeks, et nemad ju liigutavad ja jooksevad ringi, eks ju, aga taimed, mis teadvus nendel taimedel siis on või olla saab? Vägagi saab. Neil on täpselt sama küsimus, ellujäämise küsimus. Ühesõnaga, elu ja teadvus, need üsna ilmselt on sünonüümid. Ja nüüd veider on see, et näiteks taimsetest kudedest on leitud samu neurotransmittereid, mida kasutavad ka loomad. Dopamiin, serotoniin, nii edasi. Samal ajal taimedel neuroneid ei ole. Neurotransmitterid on. Nüüd see teadmine, miks nad seal on ja kuidas taimed neid kasutavad, see teadmine on tegelikult väga punktiirne ja hägune teadlastel. Selle üle
Ausalt öeldes hakati vaidlema alles vist kuskil paarkümmend aastat tagasi. Ja mul ei ole andmeid, et nende vaidlustega oleks kuskile mingisugust sellistest oletustest, hüpoteesidest kuigi palju kaugemale jõutud. Aga samal ajal, meil on nagu olemas kõik andmed, et taimed tegutsevad nagu teadvusest juhituna. Aga kus see neil on, mismoodi see toimib, oskame ainult käsi laiutada. Jah, see on huvitav teema, ma ise lugesin ka, nüüd ma ei mäleta täpselt, et mis see case oli, aga mingi kirjeldus siis sellest, et oli vist Amazonase jõe kaldal olevad puud, et kuidas nad omavahel suhtlevad, et olid vist mingisugused, ma ei tea, kas röövlinnud või keegi, kes sõi neid puid ja siis sa läksid nagu jõgepidi edasi ja järsku need puud olid kuidagi teistmoodi, ma ei tea, ma ei mäleta täpselt, et kas nad olid oma viljad kuidagi ära peitnud või midagi oli, aga põhimõtteliselt oli selline järeldus tehti, et nad saadavad signaali, on ju, või suhtlevad siis omavahel täielikult. Ja küsimus, kuidas erinevad loomad inimestest on ka üks väga paeluv küsimus minu jaoks olnud ja ma olen selle üle kõvasti vaielnud ja üks sõber ütles mulle kunagi, et see on teadvus, et inimestel on teadvus ja loomadel ei ole. Ja sellega ma ei olnud päris nõus. Mina jõudsin järelduseni, et võib-olla see on keel ja just abstraktne keel, et me inimestena saame rääkida asjadest, mida ei ole siin, on ju, või mis juhtub tulevikus või midagi sellist. Võib-olla see ei ole ka tegelikult päris see, sest loomad ka suhtlevad, ma ei tea, kui abstraktselt nad suhtlevad. Aga mis sina arvad, mis on põhiline erinevus inimese ja looma vahel? Kui me vaatame seda suhtluse aspekti, siis siin on kindlasti erinevus olemas. See keel on meil üles ehitatud just nimelt nagu selle tegelikkuse voolu väikesteks ampsudeks lõikamisele. Ühesõnaga me hakime sellest selliseid väikesi palukesi. Ja see on nüüd nagu teatud laadi informatsiooni edasiandmiseks väga efektiivne. Aga mingite teiste asjade edasiandmiseks tõenäoliselt mitte väga efektiivne. Kas või see sama teadvuse küsimus, seda on keeleliste vahendite abil minu meelest jube raske nagu lahti lõigata. Ja nüüd, kui me vaatame seda, kuidas loomad suhtlevad, kuidas loomad käituvad suheldes, siis jääb mulje, et nendel nagu see olemasolemise pidevus, olemasolemise voolu tükeldamise faas, nagu seda nad ei kasuta. Nad ei lõika nagu ennast lahti sellest olemise voolust ja nad ei tee olemise voolu sees mingisuguseid lõikeid, vaid see käibki kuidagi just nimelt selle vooluga koos voolates. Ja see on väga huvitav, sellepärast et meie, kes me oleme harjunud just nimelt niimoodi abstraktselt nagu diskreetsete mõistete abil mõtlema ja rääkima, on jube raske ette kujutada, kuidas see siis nüüd ikkagi nagu loomadel päriselt käib. Aga kuidagi ta käib ja siin on minu meelest jah, tõesti üks väga suur ja oluline erinevus. See on jah mõte, mida sa kirjeldasid, mida ma olen ise ka mõelnud, et mingisugune protsess on vahelt ära lõigatud neil, et ma ei tea, kuidas iganes seda nimetada, kas see on mingi eneseteadus, ego, mis iganes on ju, et kui lind saadab oma paaritumislauluga, just kui oma siis keeles saadab selle signaali välja, on ju,
siis on see jah, see on hästi vahetu. Kui mina saadan oma signaali välja, siis seal on nagu väga palju muud infot ka, et noh, seal ongi kõik asjad tulevad mängu, et esiteks, kuidas ma seda sõnastan, et ma nüüd tahan paarituda, on ju. Mis teised sellest arvavad, kui otse ma seda ütlen, noh, kõik see siuke inimeseks olemise asi tuleb sinna vahele, on ju. Et ja see looma suhtlemine või kogu olemine ja elamine tundub jah, hästi parlanksis või selline kuidagi jah, täpselt samal ajal, kui kõik toimub, hästi siuke olevikuline või hetkes elamine, ütleks jah. Jah, ja ütle siis ütleme enda välja lõikamine ümbrusest, teistest olenditest. No ei saa öelda, et see loomadel puuduks. Kass ei aja ennast koeraga segi ja koer ei aja ennast koera toiduga segi. Neil ikkagi see eneseteadvus on vägagi olemas. Ütleme, paljud linnud on ju näiteks eluaegses paari suhtes, selleks, et seda paari suhet alal hoida, eks ju, sa pead ikkagi nagu tundma ennast endana ja oma partnerit oma partnerina ja ühesõnaga öelda, et neil ei ole eneseteadvust või et neil ei ole egot, see ei pea päriselt paika. Aga samas paistab olevat ka nii, et see nagu lõike tegemine, enda eristamine nagu sellest keskkonnast ja olemise voolust, see ei tundu olevat neil väga kategooriline. Vaid ühesõnaga see taju millegi osaks olemisest, see paistab olevat ikkagi nagu kõigil paljudel, kuidas me seda tahame formuleerida, eluvormidel siiski ühtne. Aga siin tuleb seda ka silmas pidada, et neid erinevaid teadvuse tüüpe, pagan, neid võib olla ikka kohutavalt palju. Me ei saa nagu rääkida, tõmmata nüüd vahe, eks ju, et kuidas inimene ja loomad eristuvad, sellepärast, et loomad ise juba omavahel eristuvad nii tohutult palju. Kui mõelda nüüd kas või nende erinevate meeleelundite peale, millega me oma ümbrust kogeme, ümbrust ning iseennast, siis juba seal on nii meeletud erisused. Katsu ennast ette kujutada nahkhiireks, kes magab pea aluspidi rippudes ja orienteerub nagu ruumis ja ajas põhiliselt peene häälega kiljudes. Ja siis kuulatades, kuidas see tagasi kajab ja selle kiljumise ja kaja kuulamise teel ta suudab eristada näiteks söödavaid liblikaid mitte söödavatest. Ja nüüd nagu nende andmete baasil nagu püüda ennast selle nahkhiire teadvusesse või tema nahka ennast sisse mõtelda. See on juba tegelikult minu meelest niisugune päris põnev ja päris esoteeriline harjutus. See on jah alati hästi huvitav, et kui vaadata ka loodusstokke, siis ma olen ise ka mõelnud selle peale, et kui sa näed seda madu roomamas ja siis ta paneb oma keele, limpsab välja ja siis keelega ta haistab hoopis, on ju. Et see on jah, nagu natuke läheb aega, et üldse nagu kuidagi mõtestada seda enda jaoks, on ju. Ja peale kauba tal on peas või kuklas enamikel madudel on selline mikrolaine elund, millega nad loevad nagu seda mikrolaine keskkonda looduses.
sa mainisid filmis, et võttes sääsevanni on sul olnud ka nägemusi see, et lisaks sellele, et sa otseselt metsaringlusesse lülitud, siis tänu nendele verepiisakestele sa näed, kuidas sääsed metsas ringi lendavad ja sa näed läbi nende silmade siis. Vot just mitte ma ei näe nende sääskede ringi lendamist, vaid ma olen mõnel korral ise lennanud nagu mitmesaja sääsena ringi. Need on olnud niisugused väga, väga imelikud nägemused, kus tõesti sääsed on jätnud just nagu lingi oma silmadesse mulle. Ja siis ja siis ma lendangi nendena ja näen nendena ja iga ühel neist on niisugused kassettsilmad, liitsilmad. See on niivõrd hull elamus, et ma olen mõlemal korral pidanud selle nagu järsku ropsuga katkestama, sellepärast, et lihtsalt tekib paanika, et mu nägemiskeskus lihtsalt läheb suitsema, põleb maha, läheb lühisesse, sest see, nii palju seda informatsiooni korraga vastu võtta, seda ei ole peaaegu võimalik. Iseenesest muidugi huvitav, mis siis oleks juhtunud, kui ma oleksin nendega veel edasi lennanud, võib-olla kas ma oleksin muutunud sääseks või oleksin tõesti lihtsalt saanud ajurabanduse, insuldi või lihtsalt psüühiliselt kokku joosnud, ei tea. See on huvitav ja ma olen viimasel ajal märganud ka ägedaid videosid, mis inimesed teevad, et nad panevad enda kassile panevad siis mingi GoPro kaamera ja asja ja sellised kassid, kes käivad tänaval chillimas on ju. Ja juba sellest avaneb täiesti siuke hoopis teine maailm, eks ole. Et kuidas nad seal autod all jooksevad, kuidas nad omavahel kaklevad ja nii edasi on ju. Ja kass on üldse väga selline zen loom minu arust, et ta on nagu metsikult lõdvestunud, ta võib vaikselt päikest võtta mingisuguse ühe ukse peal lihtsalt magades seal nagu väga kitsal asjal, aga samas ta on kogu aeg valmis. Kui midagi juhtub, siis tal on nagu tohutu reaktsioon on ju. Peaaegu null inerts. Ja lisaks et kui akrobaatiliselt võimekas ta on, et see on nagu tohutu äge olnud jälgida ja kassid on üldse, et iga väike kassipoeg meenutab suurt kasslast lõvi oma liikumiselt kõigelt on ju. Ja koertel on niimoodi, et iga chihuahua ei meenuta enam hunti, et nad on nii ära aretatud ja täiesti teine mingisugune loom sellest saanud on ju. Aga kui suur roll on eetril sinu elus? Ma räägiks kõigepealt veel kassidest. See on väga tore, et selle kassi teema praegu üles võtsid, sest üks mu esimestest õpetajatest, kui ma Kütiorgu kolisin, oligi kass Hippolyt, kes kõigepealt ta oligi selline väga tugeva iseloomuga ja väga intelligentne kass. Ja siis, kui me metsa kolisime, siis ta võttis sellise ütleme, inimmaailma ja metsamaailma vahelise suursaadiku rolli. Ja ütleme, tõi meile kodu õue peale kohale nagu sõnumeid metsast ja ilmselt viis meie sõnumeid sinna metsa tagasi. Sellest võib nagu pikalt rääkida, aga nüüd see, mis sa ütlesid selle GoPro kaameraga kass välja lasta. Ütleme, need harjutused, mis ma Hippolytiga tegin, need on natukene sarnasest vallast, sest ma hakkasin temaga metsas koos käima.
noh, kõigepealt ta lihtsalt nagu sabas jõlkudes, aga see nagu see ei töötanud väga hästi, no me ei saanud nagu niisugust õiget kontakti kätte või. Aga siis ma tegin niimoodi, et ma võtsin kassi sülle. Ma võtsin kassi sülle ja püüdsin välja lülitada nagu oma tahet, oma otsuseid. Ja kass on niivõrd graatsiline, niivõrd akrobaatiline loom, nagu sa just ütlesid, et ta oma kehaga näitab jube täpselt, väga selgelt, kuhu ta minna tahab. Ja ma püüdsin olla nii kuulekas hobune talle kui vähegi võimalik. Ja me niimoodi luusisime ikka palju kordi mööda neid Kütioru metsasid ringi ja sel viisil ma nägin metsa hoopis teistsugusena. Ma nägin seda metsa nagu kassi tajumisi pidi ja kohati olid mingisugused paigad, kus tuli jääda nagu väga pikalt paigale. Mingitest kohtadest tuli ettevaatlikult ja väga kiiresti läbi minna. Ja mingites kohtades tuli jääda nagu pikalt tiirutama või seksakitama ja see kõik oli tähenduslik. Ma ei pruukinud seda tähendust kohe tajuda või noh, nagu läbi ära tõlgendada, nagu miks ühes kohas tuli niimoodi käituda, miks teises kohas naamoodi. Aga kui need käigud hakkasid korduma ja see arusaamine hakkas kordumas, lihtsalt tekkis teatav muster, teatud pilk, teatud arusaamine nagu nendest metsa erinevatest faasidest, erinevatest kohtadest. No, täpselt nagu linnaski, eks ju, et noh, on kasulik ikkagi aru saada, kus on sõidutee ja kus on kõnnitee, kus on valgusfoor, kus on maja ees, kus sa ei saa nagu läbi minna. Ja metsas on samasuguseid paiku, samasuguseid jõujooni ja väljasid, mida ilmselgelt kass ja teised loomad tajuvad paremini kui meie, sellepärast et nüüd see meie harjumus keeleliselt mõelda, ehk siis seda olemasolemise voolu lõigata väiksemateks jupikesteks. Sellel on kindlasti nagu väga palju funktsionaalseid eeliseid, aga teisest küljest see paistab meie võimekust nagu tajuda maailma vahetult. Seda võimekust paistab ta pärssivat. Jah, see on... Ütleme, et kui sa käid kassiga kaasas, siis või lased nii-öelda temal pigem end juhtida, et siis sa saad aru just kui tema maailmast ja tema ruumist ja psühhedeelsete kogemustega ma olen ka proovinud seda niimoodi tihtipeale kirjeldada, et ütleme, kui igapäevaselt, et sul on nagu, kui siis mõelda enda mõttemaailmale just kui, no ütleme mingisugusele aasale, ja aasal tekivad on ju jalgrajad, kui sa käid sealt tihti läbi ja siis tekibki mingi rada ja su mõte võib-olla töötab ka neid tihtipeale neid radu on ju käies ja siis teed väikse kõssi kanepit, siis võib-olla lähed läbi sellise põlvekõrguse muru juba, et seal ei ole kogu aeg käidud on ju. Teed midagi muud, sööd mingid seened sisse, võid juba sattuda üle pea võsasse, et nagu ma olen alati mõelnud niimoodi, et siis ta viib sind kohta, mis pidi sa ei ole harjunud mõtlema ja võib-olla sellel on ka mingi teaduslik seletus, kuidas need neuronid seal omavahel tekitavad seoseid, mida sa igapäevaselt ei tekita. Aga tulles tagasi eetri juurde, eeter, kas ta viib ka kuhugi sellisesse mõtte kohta, mida igapäevaselt ei tatsa läbi? No viib. Ta on väga veider. Väga veider aine ja teda ju kasutati veel hiljaaegu väga laialdaselt meditsiinis narkoosi tegemiseks ja ühesõnaga ta kustutab su ära. Aga nüüd
seal tekib nagu üks selline hästi kitsas hetk nagu selle ärakustumise eel või ütleme ärkveloleku ja kustumise vahel, kus järsku need nagu sisse harjunud tajud ja tõlgendused enam ei tööta mitte kuidagi moodi. Ja kus avaneb mingisugune teistsugune maailm, mis nagu kuidagi väga petlikult meenutab nagu mingit sellist olukorda, et nüüd ma kohe ma nüüd hakkaksin nagu millestki aru saama nagu päriselt aru saama. Samas see tunne paistab olevat petlik. Sest et vaata isegi kui sa kui sa nagu pääsed selle voolu sisse, eks ju, millest me rääksime, kuidas võib-olla loomad maailma tajuvad, isegi kui sa selle sisse satud, siis selle tõlkimine pärast sellesse inimeste tükkideks lõigatud keelde on kas mitte võimalik või raske. Aga jah, igal juhul minu jaoks eeter on esimene psühhotroop üldse, millega ma kokku puutusin võib-olla 2-3 aastaselt, kui mul oli esimene operatsioon ja tegelikult mul on operatsioone olnud lapsepõlves hästi palju. Ja siis ka neid niisuguseid kummalisi eetrinägemusi. Üks väga tõesti hämmastav asi, mis minu jaoks oli. See oli, ma pakun siis aastal 72, kui oli 10-aastane, narkoos. Mu nagu teadvus hakkab kustuma, mu pilk fokusseerub niimoodi hästi lähedalt selle operatsiooni lambi ühe pirni hõõgniiti, mis kuidagi valgub kokku selliseks nagu 2 või rohkemaks mullikeseks. Ta on natukene lumememme moodi kujutis ning läheb negatiivi, ehk siis nagu see, mis ennem helendas, see muutus nagu niisuguseks sügavamaks pimeduseks. Ja siis ma hakkasin sinna sisse kihutama, nagu see oleks mu enda sisse tõmmanud. Nii. Ja mida lähemale sellele mustale lumememmele jõudsin, seda niisuguseks detaili rohkemaks ja mingid värvid tulid sinna sisse ja sellised intensiivsed mustrid ja ühesõnaga ma põrutasin nagu sinna järjest sügavamale, eks ju, kuni järsku mind palatis äratati üles ja sõit oli läbi. See oli niisugune väga, väga ilmutuslik, väga äge, see oli kihvtim kui karussell lunapargis või mis iganes. Aga lugu läheb edasi. Nüüd lõige umbes peaaegu 20 aastat hiljem, kui ma olin koos sõbra Jaak Adarikuga Malmöös ühel fotofestivalil, mõtlesime, et pagan, et Kopenhaagen on ju kohe üle mere. Lähme käime Kopenhaagenis ka ära. Aasta oli 89, me olime vaesed nagu koerad, meil ei olnud tegelikult senti. Ja siis me otsisime, mis võiks olla Kopenhaagenis sellised tasuta atraktsioonid. Ja liitsime Tivoli pargis on selline asi nagu mis muuseum, kuidas nad seda kutsusid. See oli vist see oli hologrammi muuseum. Hologrammi muuseum, kus sissepääs oli tasuta. Hologramm põnev asi, lähme vaatame. Seal olidki mingisugused hologrammid ja need olid kihvtid ja kõik, aga siis on selles kinosaalis demonstreeriti filmi Zooming.
no läheme vaatame, sest zoomimine on fotograafiline termin, kindlasti huvitas meid. Ja siis me läheme astume sinna saali ja seal mulle näidatakse praktiliselt täpselt seda sama nägemust, mida ma 20 aastat tagasi nägin eetri narkoosis. Põhimõtteliselt. Siis ma ei saanud aru, mis see on. Ühesõnaga mul tekkis, see oli esimene viimane kord, kui ma tajusin intensiivset autorsuse riivet. Mis toimub? Kuidas nad on minu teadvuse sisse pääsenud? Mis toimub siin praegu? Politsei. Ja noh, ühesõnaga, siis ma hakkasin seda uurima, varem ma ei teadnud midagi Mandelbrotist, ma ei teadnud mitte midagi fraktalitest. Sealt oli võimalik kaasa saada ka üks mingisugune tasuta brošüür, mis siis seal nagu hästi põgusalt nagu paari sõnaga seletas, millega on tegemist. Ja siis ma uurisin aastaid, otsisin kirjandust selle kohta nii palju kui vähegi võimalik ja noh, tõepoolest see Mandelbroti fraktal, see on väga huvitav matemaatiline struktuur, mis võimalik, et mingisuguse sellise alusalgoritmina ongi nagu selle olemise voolu kaart või midagi selle sarnast. Aga eriti naljakaks läheb see, kui ma avastasin, et Mandelbrot trükkis oma selle võrrandi graafiku esimest korda välja Noel printeril muuseas alles 79. aastal. Nii et ma nägin seda mina nägin seda asja narkoosis mingi 6-7 aastat ennem seda, mis paneb tõesti nagu paratamatult mõtlema, et nagu mingisugused universaalsed arhetüübid, algoritmid on nagu kogu meie mõtlemise ja maailma taju all, et need kuidagi moodi nagu alluksid sarnastele seaduspäradele. Igasugune selline muster, mis tihtipeale tuleb ka psühhedeelsetes olekutes, viib mind kuidagi mõtisklema selle üle, et kas ikka on siin kõik päris või on see tõesti mingisugune simulatsioon või kujutelm, et me kõik siin põhimõtteliselt, et kus ma tean, et kui ma külmkapi ukse kinni panen, on ju, et seal tuli ära kustub. Viib mind nagu sinna küsimusele, et see on reaalsuse kihimuster ja tundub, et see hoolimata kohast, kus sa oled, hoolimata isegi ajast, kus sa elad, on see korduv. Ja nagu mingisugune siuke tüüpiline mandala on korduv aastatuhandeid on ju. No tõepoolest ja sellega ongi seletatav, miks need mandalad on läbi aastatuhandet olnud ikkagi inimestele olulised ja tegelikult mandala sarnaseid struktuure, kujutisi me leiame juba keskmisest kiviajast. Et see on tõesti vana kujutelm ja tundub töötavat päris hästi ka väga erinevatest tsivilisatsioonitüüpidest, sellepärast et tsivilisatsioon on erinevaid ja sõltuvalt keelest ikkagi need meie mõtlemismustrid on ka erinevad. Aga sellele vaatamata tundub tõesti olevat mingisugused sellised algmustrid, mis kõiki neid erisusi nagu kokku liidavad. Ja nagu mingi liim, mis hoiab, on ju. Ja. Sa mainisid filmis, et sa ei ole otseselt tundnud läbi elu surmahirmu. Kuidas niimoodi?
ma olen arvanud, et ma ei tunne surmahirmu. Ja see on ka selline arvamine, mis tuleb ja läheb. Aga ma olen püüdnud sellega tegeleda, ma olen püüdnud nagu jõuda sellisesse kohta, kus see hirm oleks nagu võimalikult tagaplaanil, kus ta ei halvaks mind, sellepärast, et hirm üldse, ma arvan, on väga halb nõuandja, väga halb seisund. See hirm ei lase nagu rahulikult tajuda, tunnetada, mõelda. Hirm kangestab ja eriti imelik on tunda hirmu nagu sellise asja ees, mis paratamatult igal juhul tuleb ja aset leiab. Aga kui ta tuleb, eks kartkem teda siis, aga vähemalt nagu ennem ettehaaravalt selle suhtes hirmu tundub olevat küll väga ennatlik ja ebavajalik. Aga olles küll nagu tegelenud erinevate praktikate, erinevate mõtteviisidega, mis on just nimelt selleks nagu ehitatud ja loodud, et nagu sellest hirmust vabaneda. Kui ma sain oma vähidiagnoosi, see oli rohkem kui 10 aastat tagasi, siis mind haaras mitmeks kuuks ikkagi täiesti jaburaks tegev paanika. Ja ma käitusin nagu vaimuhaige, nagu idioot, täiesti veidralt ja hiljem mul endalgi oli raskusi nagu selle tõlgendamisega. Nii et see ei ole nii lihtne asi. See hirm nagu selle ülima teadmatuse, ülima meelemuutuse ees, mis meid surma sees ootab. See on ikkagi üks selline universaal, millest maksab teadlik olla ja sellegi poolest maksab sellega tegeleda, kuigi sellest nagu päriselt pääseda on väga keeruline, aga mis on, ma arvan, meile kõigile jõukohane, on natukene nagu selle teemaga rahuneda. Mida see idioodina käitumine tähendas, siis mõtlesid, et võtad elult viimast, mis võtta on ja panid hullu või? Seal oli igatsugu, ühesõnaga see kogu mu käitumine, see läks nagu täiesti lappesse, eks ju, mingitest niisugustest nagu depressiooni hoogudest ülima mingisuguse eksaltatsioonini välja ja ühesõnaga ta absoluutselt enam ei püsinud kelgul enam. Kuidas sa sellest perioodist välja tulid? Lihtsalt mõni aegamisi või näis mingi klikk? Ikkagi aegamisi, igast asjast, igal asjal on mingisugune oma inerts tavaliselt. Aga üks kliks oli, kui millalgi mu naine, elukaaslane nagu juhtis mu tähelepanu sellele, et ma olen nagu viimased paar kuud käitunud nagu täiesti hullumeelselt ja et sellel on kindlasti teatavad põhjused. Ja ühtlasi tutvustas mind oma hüpoteesidega nendest põhjustest, tal oli suuresti õigus. Ja siis, kui ma hakkasin selle peale nagu mõtlema, siis ma nägin nagu täiesti selgelt nagu neid energiaid, mis mind nagu sel ajal olid juhtinud ja siis sai nagu nendest impulssidest nagu
tasapisi jälle vabanema hakata. Ja nüüd sa enam surmahirmu ei tunne? Hetkel ma ei tunne surmahirmu, jah. Aga miski ei välista, et see ei võiks tagasi tulla, eks ju, ja noh, ma arvan, et suremise hetkel on see nagu vägagi kohal ja vägagi adekvaatne. Ma arvan, et teatav hirm, teatav aukartus selle meelemuutuse ees on ju kõigiti kohane, aga samal ajal ma tunnen ka surma suhtes väga suurt uudishimu. Kas unes oled näinud, et sa ära sured? Ja. Kindlasti olen. Noh, ma olen surma näinud unes päris palju. Ma üldse näen väga palju unesid. Nii et mul ei ole väga, keegi ei suuda nagu seda raamatupidamist nagu korda teha. Mul ei ole praegu ühtegi niukest head näidet varrukast võtta, aga ma mäletan küll neid teemasid on olnud õhus ja palju. Unedes on hästi oluline just kui mõelda sellele surmahirmule ja intensiivsusele ja unedes on alati hästi oluline osa emotsioonidel, et võib-olla isegi need kujutised ja asjad on seal sellised unenäolikud ja inimeste näod muutuvad ja kõik see on ja aga see, mis sa tunned, see teebki selle efekti, et kõik tundus nii päris on ju. Ja siis kindlasti unedes ma ise vist ei ole tundnud otseselt surmahirmu, aga mul on olnud hästi palju selliseid, et mingi loom ajab mind taga ja ikkagi selline hirmutunne on hästi reaalne siis unes on ju. Või see ongi nagu see, mis on selle une põhiline värvitoon, ütleme niimoodi. Kusjuures minul on teisiti. Ma selliseid õudusunenägusid või hirmuunenägusid ma näen väga vähe. Et nad on enamasti nad on rahulikus tonaalsuses, küll väga sürreaalsed, väga veidrad, väga kentsakad. Aga lapsena oli neid rohkem, noorena võib-olla kõige rohkem, teismelisena. Aga siis mingil hetkel nagu need hirmuunenäod peaaegu lakkasid, et kui ma ei tea, aastas võib-olla mõned korrad tuleb ette, siis, aga mitte rohkem. Et hirm mul unenägudest õnneks on lahkunud. Väga kena temast. Jah, selles mõttes on tõsi, et mul oli ka lapsena tüüpunenägu, see on üsna hirm, aga ma kirjeldaks seda rohkem kõhedusena, aga oli see, et ma hüppasin alla hästi kõrgelt kosest siis. Ja see just see langemistunne. Et ma kukun, et kunagi kohale nagu ei kuku, on ju. Aga seda ma kirjeldan selle kõhu õõnsusena nagu, et tunned, et see on ju vaba langemistunne. Ja. Aga see tüüpuna nagu mul ära kadunud, see oli mul noorena kogu aeg. Kui sa mainisid ka, et elu suur osa on looming, et mis... kui ma sellise üldise küsimuse küsin su käest, et mis on elu mõte? Miks olla? Elul on nii palju mõtteid ja nii palju on elajaid. Et jällegi sellist universaali mina ei oska välja pakkuda. Et see on ikkagi nii palju, kui on neid persauke, nii palju on arvamusi. Ja. Et igal elukal on oma elu ja oma mõte. Aga enda puhul mul on nagu tõesti lihtne öelda, et mul on see looming. Ja see on see on seotud sellise suure rõõmu ja rahuldusega,
see on asi, millega tegelemisest ma nagu saan kõige rohkem, kõige paremaid emotsioone ja rahuldustunnet. Ühesõnaga, ma olen ütleme, kirjutades ja pilte tehes, ma olen püsivalt õnnelik. Ja see on nüüd ka jälle nagu ainult üks viis loomingu, sellepärast, et me ju teame küll ja küll kunstnikke ja kirjanikke, eks ju, kes loovad just nimelt agoonia pealt. Minul agooniat loomingus ei ole, ma ei oska seda kasutada, ühesõnaga, kui ma olen nagu niisuguses halvas agoonilises seisundis, ükskõik mis põhjusel, siis sealt nagu otse loomingusse ma ei pääsegi, ma pean kõigepealt nagu maha rahustama ennast. Ja mis teine asi, mida ma veel tajun, on see, et me kõiki sünnime mingisuguste eeldustega. Millegagi, mis meil nagu kõige paremini välja tuleb. Ja ma arvan, et see ongi see asi, millega me peaksime tegelema. Ja kui me sellega ei tegele nagu nende asjadega, milleks meil on need eeldused, siis see on nagu raiskamine, see on nagu toiduga mängimine. Ja siis ja seetõttu ma olengi oma elu niimoodi sättinud, et lõviosa mu tegevusest on ikkagi looming ja isegi nagu need sellised raha teenimise tööd, need on nii lähedalt seotud loominguga kui vähegi võimalik. Ja on selgunud, et see on täiesti võimalik. See on hea, et sa selle praegu välja tõid, sest see on ka, ütleme, küsimus, millele ma ise mõtlen, millele mõtlevad paljud või selline, ütleme, kahe lahktee erinevus, et kas inimene peaks keskenduma sellele, millest ta on nõrk. Paljud räägivad seda teooriat, et sa pead nii-öelda universaalselt igasugustes kihtides olema tugev, et kui sul mingi asi elus välja ei tule, siis sa pead sellele keskenduma ja sellega korda saama. Või siis rääkides sünnipärastest eeldustest, keskendu enda tugevustele ja nagu spetsialiseeru, et ole siuke nišš oma, et see on siuke teine suund, ja selles mõttes on see huvitav, et sa ütlesid, et kui sa seda ei tee, siis on see raiskamine, sest et ütleme, et kui sa keskendud millelegi, milles oled sa pigem nõrk, siis maksimum, mis sa saavutad, on võib-olla keskpärasus, on ju? No näiteks ma olen jalast lombakas sündides saadik. Kui ma üritaksin läbi lüüa näiteks, ma ei tea, suusahüppajana või pika või lühikese maa jooksjana, eks ju, siis selle oli nagu mingeid väljavaateid, eks ju. Et see oleks nagu tühi loos ja tegelikult arutu energia ja jõu raiskamine, sellepärast, et see tee ei vii kuskile. Aga tegeleda visuaalsete ja sõnaliste kujunditega, see on mul meelevallas, see tuleb mul nagu loomupäraselt hästi välja ja seda arendades on mul võimalik olnud nagu tekitada olukorda, et see tuleb mul paremini ja paremini ja paremini välja. Väga ilus mõte, sellega võtamegi kokku. Ma räägin sulle lõpetuseks ühe nalja, mis mul enne meelde tuli, mida ma alati räägin, kui rääkida koertest ja kassidest. Kas sa tead, mis on kasside suurim eelis koerte ees? Ma ei tea, triibulisus. Nad ei tee mentidega koostööd. Aitäh sulle, Peeter, igatahes. Väga tore, aitäh kutsumast. Eesti Esu. Boost Casino. Boost
Casino.